Need 3 piirkonda, Abau. õlgise ja kaelalülisammas on nagu sõbrannad, kes tülitsevad ja siis saavad jälle sõpradeks. Ja siis tülitsevad jälle ning saavad jälle sõpradeks. See on samuti tavaline pärast bursiiti. Et pärast bursiiti võib tekkida mõni probleem abaluus. Kaelalülisambas. See on sellepärast, et need 3 piirkonda, mis ma joonistan siia. Teen väikese ilusa joonistuse, siin on keegi tagantvaates, eks, juuksed. See on selleks, et ei ajaks segamini, eks. Siin on õlg. Ja siin on abaluu. Need 3 piirkonda. Abaluu. Õlg ise, eks, mis tegelikult on liigese kompleks ja kaelalülisammas on samasugused nagu need, nagu 3 musketäri, nad liiguvad alati koos. Nagu need sõbrannad, kes tülitsevad ja siis saavad jälle sõpradeks. Ja siis tülitsevad jälle ja saavad jälle sõpradeks, tead küll. Nii et kui ta hakkas kultma ja isegi näitas bursiiti, siis olid kindlasti need teised 2 juba sellesse bursiidi probleemi kaasatud. Bursiidi kohta on meil siin kanalil ka teisi videoid, võid hiljem otsida, lihtsalt otsi siit samast YouTube'ist Dr. Aleksandre Bursite. Bursit on põhjustatud mehaanilisest tasakaalutusest. Ja sellega on lihtne töötada. Eks? Nii et bursiit on tingitud kas abaluu tasakaalutusest või kaelalülisamba tasakaalutusest või mõlemast või isegi kõigist 3 korraga. See, et sa ravisid bursiiti, ma arvan, ravimitega, füsioteraapiaga, mis keskendub ainult valu kohale, on väga tõenäoline, et sina arvad, et oled bursiidi lahendanud. Aga probleem püsib, intriigi jätkub. Ja siis sa ei tunne siin enam valu, kes hakkas nüüd kurtma, oli kael. Nüüd teeme järgmist. Kui üks juba kaebas, teine juba kaebab, on üsna tõenäoline, et probleem on siin abaluus. Ja nüüd ma soovitan sulle 2 lihtsat harjutust, et saaksid probleemi põhjuse lahendada või vähemalt parandada ning taas tegutsema hakata. Taastada sõprus nende 3 musketäri vahel, nende 3 sõbranna, nende 3 naabri vahel. Kas sobib? Esimese harjutuse jaoks vajad sa seina. Las ma liigutan selle flipcharti eest ära. Nii. Alguses võib see sulle veidi raske tunduda, aga ma tahan, et sa paneksid käed vastu seina, eelistatavalt õla kõrgusele. Aleksander, mu bursiit teeb ikka veel haiget, kui ma käe siia toon. Pane siis madalamale. Aga ideaalne oleks, kui tood käe õla kõrgusele. Selles asendis hoiad küünarnukid sirged, mõlemad küünarnukid sirged, ära kõverda küünarnukke ja tee seda liigutust siin. Lase kehal ettepoole vajuda ja tule tagasi. Kas märkad, et liigutus toimub täpselt abaluude juures? Alguses on seda raske teha. Paljudel inimestel on sellega raskusi. Aga ma palun, et sa pingutaksid edasi. Hiljem läheb see lihtsaks. Nii nagu praegu on minu jaoks lihtne. Üks asi, mis võib sind aidata, on vaadata, kas sa ei tõsta oma õlga kõrva juurde, sest siis sa tõesti ei saa liigutada. Lõdvestu nagu kilpkonn, kui ta tuleb oma kilbist välja. Nii et lihtsalt lõdvest õlad ja näed, siin saad palju rohkem liigutada. Proovi minna nii kaugele, kuni abaluud taga kokku puutuvad. Ja tule tagasi nii kaugele, kui saad, näed. Ja pane tähele, et küünarnukk ei liigu. Kogu liikumine toimub ainult abaluus. Minu keha liigub ette ja taha. Sa teed seda harjutust seni, kuni tunned seda liikumisvabadust. Tunned, et on rohkem määret. Sa suudad oma abaluude luid rohkem liigutada. Kas sobib? Aleksander, aga ma tahan numbrit. Ma tahan teha nii mitu korda. Tee 30 korda, püüdes minna nii kaugele kui võimalik,
Mine tagasi nii palju kui võimalik. Liigu nii kaugele kui võimalik. Mine tagasi nii palju kui võimalik. Ilma kiirustamata, palun. Teine harjutus, mida saad teha abaluu treenimiseks, on suunatud abaluule. See on harjutus, mis on tõeline imerohi. Tead seda imerohtu, mis kõigil olemas on. Mõnikord on see tablett, mõnikord salv, mõnikord isegi puhastusvahend. Mul oli üks patsient, kes kasutas veiat. See ei olnudki veha, see oli õli. Buriiti õli, mille kohta ta ütles, et see paraldab liigese liikumist. Kõigil on see imeravim olemas. See harjutus, mida ma sulle nüüd näitan, on imeravim abaluule ja seega ka nendele probleemidele, mis abaluust tingitud on. Alguses on see ka natuke raske, aga ära anna alla. Tule siia tagasi, vaata videot uuesti. Tee koos minuga ja sa saad selle harjutusega hakkama. Selles harjutuses treenime lihast, mida nimetatakse abaluu aluseks lihaseks. See asub abaluu vahel, abaluu all, abaluu ja roiete vahel. Nii et selle lihase leidmise viis on siin, vaata, tõstad käe üles ja viid sõrme otsad nii, nagu tahaksid abaluu roietest eraldada. Mõlemad on siin, liigud mööda abaluu serva sissepoole. Eks? Et aidata, võid selle käe siia õlale panna, vaata. Nii on juba täpselt õige. Panid käe siia ribide peale. Tundsime abaluud, proovi seda eraldada. Ole ettevaatlik, see võib olla väga valus. Vaata seda liigutust, mida ma siin teen. Ma viin selle taha. Jõuab kätte hetk, kui sa tunned ebamugavust. Sa võid ülespoole liikuda, võid laskuda, otsi kõige valusam koht. Minu puhul siin üleval näed, on üsna valus. Leidsid selle valusa koha. Hoia kerget survet, natuke valu, võimalikult vähe valu ja sa lõdvestad kätt, mis on peal. Ja hoia seda survet. Sa näed, et see valu hakkab järgmise 30 sekundi jooksul vähenema. Kui sa suudad hoida 1 minuti, sa näed, et lihas ise muutub lõdvemaks, pehmemaks su käe all. Sa võid leida ja töötada kuni 3 sellise tundlikuma punktiga, eks. Aleksander, siin valu kadus. Otsi uuesti, proovi natuke ülespoole või natuke allapoole liikuda, leiad kindlasti teise punkti. Hoia survet, proovi lõdvestada kätt, mis on peal ja oota, kuni valu väheneb ja lihas muutub lõdvemaks, pehmemaks. Aleksander, ma ei suuda teha seda sõrmeotstega või siis mul on pikad küüned, see teeb haiget. Kui sul on rohkem painduvust, võid kasutada pöialt. Vaata, kuidas siin saab teha. Näed. Pöial. Kas kaameras on nii näha, Eriko? Pöial. Surud sügavamale, kuni leiad valuliku koha ja lihtsalt lõbestu. See on sama protseduur, sa näed ise, kuidas sul on parem teha. 2 või 3 tundlikku punkti abaluu aluses lihases. Kui sa oled nende harjutustega lõpetanud, pane tähele, et su käsi on palju kergem. Võid isegi võrrelda ühte kätt teisega, eks tundub, et üks on palju vabam. Sa kasutad vähem jõudu liikumiseks ja just seda me tahamegi. Ja sa näed, et kael enam ei valuta. Kui sul on küsimusi, jäta need kommentaaridesse. Kui sa mõtlesid kellelegi, kes tunneb mõnda neist valudest, saada see video sellele inimesele. Kui ei tunne kedagi, vajuta siia meeldib nuppu, et YouTube näitaks seda videot rohkematele inimestele. Või siis saada see ise perekonnagruppi, töökaaslaste gruppi, sõprade gruppi, jalgpalligrupile või ma ei tea, bingo grupile, kui oled umbes minu vanune. Ma lõpetan siin, suur kallistus ja järgmise korrani.